Nii nagu ikka, Eestis kevad tuleb lõuna pool varem. Sellest tulenevalt oleme Räpina kandis Edvintsi põllul ja hindame olukorda, et mis siin siis tegema peaks, kuidas olukord on ja anname soovitusi. Kaevasime siit aloga välja mõned taimed, et hinnata, mis on kasvustaadium. Kui nüüd vaadata neid Edvintsi taimi, siis lugedes kokku võrsed, sellel taimel siin on hetkel 5 võrset, ehk siis kasvufaas on 25. Prognoosi järgi öökülmad on läbi, plaaniks alustada pritsimist, millega pritsida. Antud hetkel oleks hea aeg kasutada toodet Zycocel, mis on siis kasvuregulaator. Soodustame veel natukene võrsumist, ühtlustame võrsete kasvu, et peavõrsed natukene võtaksid arengust tagasi ja külgvõrsed areneksid järgi. Mis seal siis ikka? Mina lähen pritsima. Esimeses pritsimises on leheväetis, väike aminohape ja Zycocel normiga 0,7 liitrit hektarile, sest see põld on juba täitsa hästi võrsunud, 5 võrset on juba täitsa hea. Kus on vajalik rohkem taime saada võrsuma, seal soovitaks kasutada Zycocel 1 liiter hektarile. Millal siis siin põllul õige aeg herbitsiidi kasutada? Meie soovitus on, et panna herbitsiid kokku esimese haigustõrjega, näiteks Kapaloga, sinna samma pritsi-segusse sisse panna ka Medax Max kulunormiga 0,3 kilo hektarile. Kapalo normiks võiks olla liiter hektarile ja sinna segusse Biathlon sobib ka ideaalselt. Kasvufaas võiks olla sellisel juhul kuskil 31 ehk esimese kõrresõlme faas. Kasvuregulaatorite kõrt lühendav efekt avaldubki kõige paremini kõrsumise alguses, esimese ja teise kõrresõlme vahel. BASF. We create chemistry.